Tere sõbrad, olen Uku Urmas Tross, olen kinnisvaramaakler Musical kinnisvarast ja täna ma näitan teile ühte väga lahedat kahetoalist üürikorterit, mis asub Tartu maantee 65. Tegemist on vabakorteriga, ta on väga heas seisus ja teeme väikse videotuuri, nii et püsi koos minuga mõni minut. Nii, muudame nüüd seda kaameranurka natukene ja tegemist on tõesti väga heas seisus asuva korteriga. Kokku on siis see on kahetoaline, 47 ruutmeetrit ja korteris on elektriküte. Kuid mis selle korteris on mõnus on see, et ta asub Tallinna kesklinnas ehk siis Tartu maantee tuiksoone ääres. Korter on tõesti väga heas seisus, ta on valgusküllane. Siin lähedal on olemas kõik toidupoed, nii-öelda siis ühistransport, kõik siuksed asjad. Kuid mulle endale väga meeldib see, et ta on tõesti väga hea paigutusega, ehk siis te näete, et siin on see söögilaud ilusti aknanurgaga, ehk siis saab akna lahti teha, saab värsket õhku lasta, kui soovite. Neli inimest, kuid ka tegelikult lauda saab pikendada, mahub rohkem inimesi istuma, siis köök on niisugune mõnus ja praktiline, et väga hästi läbi mõeldud. Siin on siis nii, et siinpool nüüd on siis külmkapp, kohe on siis mõnusalt niimoodi ja väga hästi ära paigutatud loomulikult ahi. Nõudepesumasin on meil olemas siin, kõik selle koha peal väga mõnus. Niisugune kahe inimese või nii-öelda kahekohaline pliit ja loomulikult ventilatsioon ja tõesti hästi paigutatud on. Nii, siin edasi on siis magamistuba. Siin on siis lai 1,60 m voodi ja mis mulle endale siin väga meeldib on siis see, et siin on ka suur garderoob ja garderoobi sees on just nagu panipaik. Et kuna korteris elektriküte, siis on elektriboiler, mis siis annab sooja, kui need garderoobid on sügavad, et siia mahub sisse ikka nagu kõvasti asju ära paigutada. Nii, ma vaatan edasi, lähme elutuppa tagasi. Nüüd uuesti elutoas, siin on siis olemas diivan ja see elutoa osa tegelikult siin on väga lai, selles mõttes on mõnus, et telekas jääb siia sisse ja nagu te näete videopildis, siis terve see nii-öelda elutoa sein on justkui nagu suur garderoob ja piilume korraks siia sisse ka. Kõigepealt siin ees on siis selline samamoodi sügav, no see on tõesti sügav, selles mõttes, et siia ma võin vabalt sisse minna ja ruumi ülegi, et on esimene osa, kuhu riided panna. Nüüd liigutame selle eest ära. Meil on siin veel riiuleid, asju, panipaikud, see on ka tõesti vinge. Tegelikult sellised korterid on väga vähe ja siin üleval siis samamoodi pikk riiul asju ära panna, et väga kihvt. On hea meel, et omanik on mõelnud väga hästi selle korteri paigutuse läbi. Siis siia saab kriidiga joonistada, näiteks mingid toredaid mõtteid, positiivseid mõtteid. Nii, siin on siis vannituba, ehk siis pesumasin on siin ilusti olemas. See läheb peitu siia ukse taha. Siin on siis valamu, piisavalt ruumi, et oma asju ära panna. Ja samamoodi siis niisugune tualett ja dušiturk ja ventilatsioon ongi laes olemas. Et kas te tahate siia mingi kardinat ette panna, siis on teie enda teha. Aga seda ruumi nagu palju, ma olen praegu täitsa vannid on nurgas ja see on väga kihvt. No nii, see väike videotuur saigi tehtud. Ehk siis kuna siin on elektriküte, siin on Fujitsu siis selline tark õhksuspump selle taga ja radikad on seinte peal, ehk siis puhtalt see küte tegelikult sõltub sellest, kui palju sa ise sooja vajada tarbid. See korter peab sooja väga hästi. Kommunaalkulud siiamaani koos elektriga kokku on olnud see talvel 120–130 eurot maksimum, kõik kokku koos majakuludega. Ja suvel on seal circa 70–80 euri kõik kokku. Aga kui see korter sulle sobib, siis võtab minuga ühendust ja kohtume juba uues videos ja seniks püsige rõõmsad ja olge terved. Tšau!